Täna 20. juunil 2003 on meie kõigi jaoks, kes me siin oleme, kindlalt ajalooline päev. Ajaloos on juba kord nii, et ajalugu teeb ringe, teeb kordusi, osa meist saavad nendest kordustest tihti osa, osade jaoks on iga asi üks kord. Meie vaade asjadele võib olla 20 aasta pärast on kõik teisiti. Siis on niimoodi, et iga tund, mis te siin veetsite, tundub teile tagantjärgi üsna asjalik. Kõik kaaslused, kes teiega täna siin on, olid väga armsad. Nad olid küll võib-olla veidrad, aga nad olid armsad. Õpetajad, keda te võib-olla koolis olles kartsite, vihkasite, on tagantjärgi lugupeetavad, austusväärsed ja targad. Täna te loomulikult nii ei mõtle, see ei peagi nii olema. Ja elus ongi nõnda, et meelde jäävad olulisemad ja paremad asjad. Elukogemuse roll, mis teil alles kujunemas on just väärtustada häid asju. Ma usun, et paljudel teist täna pole kerge end koolist lahti rebida, sest osa teist jätkavad sügisel siin, osa teistes koolides. Ja see on asja üsna loomulik käik ja arvatavasti ka teie endi soov. Mõne jaoks on see ka paratamatus. Ja elus ongi nii, et me tihti põhikooli lõputunnistus Kairi ja Maie Pajule. Eestlane on traditsiooniliselt väärtustanud haridust. Selleks, et saada haridust, on nii mõnedki Eesti mehed käinud seda omandamas mujal maailmas. Teil on kõik see veel ees. Täna saite te oma esimese tasu õppimise eest. Aitäh, et olite nii tublid ja pidasite pingelise eksamiperioodi vastu. Kindlasti on selles palju kaasa rääkinud teie vanemad ja õpetajad. Olla haritud, see tähendab olla enesekindel. See tähendab olla mineja ja mitte paigale jääja. Soovin, et teie minekud oleksid ikka edasi ja edasi. Need, kes jätkavad õpinguid lähteühisgümnaasiumis, jõudu ja jaksu teile. Need aga, kes on teinud valiku teiste gümnaasiumite või kutsehariduskeskuste vastu, minge aga edasi ja öelge uhkelt, kust te olete tulnud. Lähteühisgümnaasiumist. Ma arvan, et saadud haridus
innustab teid edasi õppima. Tarku lapsi pole ilma tarkade õpetajatelt. Täname neid õpetajaid, kes lõpetamise päev. Võib-olla vahest mõtlete, et meie lapsevanemad ja õpetajad nõudsime teist liiga palju, kuid tsiteerin siin oma matemaatikaõpetaja sõnadega. Seda last, keda karistan ja ka vahest piitsutan, seda last armastan ja selle lapsele ma loodan. Ja sellepärast ärge mõelge, et teile oleme liiga teinud, vaid pigem me oleme lootnud ja võib-olla need saavutused, mida me ei ole ise saavutanud, loodame, et teie need edasi viite. Eelkõige tahame tänada teie armsaid algklassiõpetajad, sest ilma nendeta ei oleks te võib-olla praegu 9. klassi jõudnudki. Ja samuti ka kõiki teisi õpetajaid, kes on teid siin päeva kõrval välja kannatanud ja tagant utsitanud, sest kõik teame kodudes, kui rasked olid need viimased päevad, et seda 3 riigieksamit edukalt sooritada. Te olete seda teinud ilusasti, kõik olete siin rõõmsad, särate ja loodame, et sama rõõmsalt lähete edasi. Aga ütlen teile, ega ainult see õppimine ei ole kõige olulisem. Tuleb jaanipäev, pidutsege ja pidutsege nii, et tunnete sellest rõõmu ja siis läheb töö jälle edasi. Aga suvel puhake. Ükskõik, kus te ei lähe, kes läheb õppima, kes läheb tööle. Kõik tööd on vajalikud, kõik elukutsed, mis te valite, on vajalikud. Ja veel kord soovin teile selleks tuult tiibadesse. Ja ikka peab olema kindel, et ilusam lend on veel ees. Palju õnne teile!
vanavanemaid, tädisid, onusid, õdesid ja vendi, kes on meid kooliteele saatnud, lohutanud, julgustanud, Nii. noominud ja kiitnud. ning hommikul üles ajanud. Suur aitäh esimestele õpetajatele, Helve Laanemetsale ja Sirje Lahtveele, kes meile esimesi koolitarkusi jagasid. meenud maitsvad toidud, millest täname kokatädisid. Täname koolitädisid, onusid ja arsti, kelle valusa süstla alt me kõik läbi käinud oleme. Suur tänu stikrite jagamise, Abistamise, nöökimise, kiusamise, naljatamise eest klassi ja koolikaaslasi. Suur aitäh tuleb öelda meie praegustele klassijuhatajatele. Need õpetajad nägid meiega kurja vaeva. Aga siin me oleme. Ikkagi inimesed. Loodan, et me ei teinud neile väga suurt kahju. Peavalu me kindlasti valmistasime. Aga rõõmu, vast ka seda. Mõnda aega tagasi nägi välja meie klassi iseloomustus järgmine. Lendavaid raamatuid, vastu seina visatud nirtsuvat tahvlilappi, maha prantsatavaid lillepotte ja aknast välja lendavaid magnetofoni osi. Kõike seda võite näha vahetunnil meie klassi uksest sisse astudes. Kuid ärge kartke, see ei ole 3. maailmasõda. Need on meie vaiksed ja rahulikud poisid. Kui teil eriti veab, maandub keset teie nägu lumekuul või tabab silma tatikuul. Vaatamata sellele oleme rõõmsameelsed, naljakad ja sõbralikud. Ja seda tänase päevani. Lõpetuseks veel viimased tänud korraldajatele klassidele ja nende klassijuhatajatele suurepärase peo eest. Tulevased 9-ndikud, ärge tehke midagi sellist, mida meie ei teeks. Ning nagu Karl Puhhi raamatust Iiak ütles, nüüd oleks vist õige koht aplausile. Tulevik on see, mis tuleb. Minevik on läinud. Ega tulevikku ole mitte keegi näinud. Minevik läks minema, ei ütelnud head aega. Temal pole harilikud viisakuseks aega. Viisakus ei ole vist ka tuleviku komme. Tere ütlemata kohal on ta juba homme. Olla veel laps ja sumada lompides, asjad olemust kogeda kompides, kaste piiskades, näha imedust, käia kartmata ööd ja pimedust. Aus olla aususest, midagi teadmata, laulda südamest, ridagi seadmata. Hommikul eilsest puhtaks end küürida, puuduvaid voorusi mitte üürida, mitte end teadmiste torni müürida, paati veel nimeta, merel tüürida. Tuult teile tiibades edasi lennuks, ilusat jaanipäeva ja kosutavat suve, et sügisel taas kohtuda siin või jätkata kaugemal. Aja rutab ajajõkke, ajapilv tormab üle ajajõe, igavik istub ja noogutab meile. Olge teel, olge alati teel, kandke laiali aega, head aega, head aega. Lõpetajate õnnitlemine toimub koolimaja esimesel korrusel. Palun pärast õnnitluste vastuvõttu koguneda lõpetajatel ja õpetajatel ühispildile kooli aulasse. Aitäh kõigile! Lõpetajad tahaks siis ka õpetajatele ja vanemad